Aitüma loa eest ja me jätkame siis tänava võidukat viimast kolmandikku hümnide maailmas, kuigi seekord nüüd me pisut paneme teid pettuma, sest otseseid riiklikke ja riikide hümne enam ei tule või nii ja naa, kuidas võtta. Küllap te tunnete ära viisides ka mõned teile juba tuttavad jooned, eriti esimeses. Sest kunagi elas selline saksa rahvusromantiline muusikageenius nagu Robert Schumann. Hästi iseäralik mees. Tal oli palju vaegusi ja vigu, aga mis peas, et ta kirjutas väga ilusat muusikat. Instrumentaalmuusikat enamasti, aga laulda. No oli abielus liiga ilusa naisega. No võib-olla oli abielus liiga andeka naisega. Mehed vaadake ette, ei maksa kunagi liiga andekat naist oma naiseks võtta. Ka Clara Wieck, tema naine, oli üle Euroopa kuulus pianist. Robertile ei meeldinud see. Ei meeldinud samuti ka see, et Klaarakene natukene allus ühe noore helilooja kellegi Johannes Brahmsi külgelöömise võtetele. Teate, milles seisnes? See ei puutu üldse hümnidesse, see jääb oma vahele ja ma soovitan meil kaamera kinni panna. Milles seisnes Johannes Brahmsi külgelöömine Clara Schumannile? See on nüüd jälle nipp meestele, kuidas tuleb elegantselt kuramaaži korraldada. Brahms oli helilooja. Ta kirjutas salongi valsse 4 käele, 1 klaverile. 4 kätt, see tähendab 2 inimest, 1 klaver tähendab ikkagi 1 klaverit. Siis bassi poolel mees, kõrgemal poolel naine ja Brahms ise mängijana kirjutas pidevalt salongi valsides üle tõste, et ta saaks puudutada Clara käsipart. Need on siiamaale alles. Vaat see on kuramaaž, vaat see on tase, vaat see on džentelmenlikkus kõige võimsamas astmes. See muidugi ei meeldis Schumannile. Ja ta kirjutas pärast seda, kui ta nägi ühte Schilleri luuletust, ühe loo. Kordan taas, see ei puuduta ka Clarat, see ei puuduta ka Brahmsi, see ei puuduta ka tema armast kodumaad Saksamaad. See puudutab tema üldist protestivaimu, aga lugu sai võimas. Te tunnete sellest ära ühe hümni motiivi. Me alustame. See on siis Robert Schumann, saksa keeles Die beiden Grenadiere, eestikeelse tõlke järgi Jaan Krossilt ja meie arust on see üks märk või üks võimas lugu. Orkester, palun. Kaks grenaderi olid korteel, nad vabanenud Venemaa vangist. Neil Saksa raja härdaks läks meel, kui mõtlesid kuulenud moone. Nad sakslastelt rabava sõnumi said, mis koormana hingele langes, et löödud on vägi, mis vallutas maid, ja et keiser on vangis. Nad nutsid, et liikes on kodumaa pind, et purjadeks prantslased saavad. Neist lausus üks mul haige ring ja valusad jälle haavad. Ja teine ütles käes lõpp, nüüd mul ma sinu seltsis sureks, kuid naine laps mulle maha jäi, mis saab neist teeb mul muret. Kui üleks naine, laps ja maa, suur mure mu hingele langes. Mingu kerjama, kui neil nälg on käes,
mu keiser on vangis, kui sured venna saanud sind, mind maha äärata, vaid Prantsuse pinnale viisa mind ja Prantsuse mulle ta mahatab. Aurist ja lind, mis keisrit sai, rinnale mulle rauda, mu vööle mõõk sa jäta vaid, püss mulle vihku vauda, siis laama vaikselt ja vaadused sääl, kui keisrist paneb vaadi. Ma ootan, et kord ka huuli hääl toob teadet, võitlus on lahti, siis ma mu astma tõusen ja uuesti siis armee taas võitlusse tõotab, armee taas võitlusse tõotab, siis hauast ma tõusen ja uuesti siis lähen keisri eest